Tervist! Melatoniin on hormoon, mille peamiseks eesmärgiks on organismi loomuliku ööpäevarütmi mõjutamine ja mis annab väga lihtsustatult öeldes organismile märku, et näed, nüüd on käes aeg magama minna. Ja just selle toime tõttu kasutatakse melatoniini väga laialdaselt ka toidulisandina ja väidetel, et melatoniin aitab meil kiiremini uinuda ja tõstab une kvaliteeti, on olemas väga tugev teaduspõhisus ja kuigi unetuse vastu on tegelikult olemas ka palju tugevama toimelisi preparaate, on melatoniini peetud heaks variandiks, sest sellel ei ole teadaolevalt olulisi negatiivseid kõrvaltoimeid ja selle mõju ei muutu ka pikemaaegsel kasutamisel nõrgemaks. Nüüd on aga tutvustatud uuringut, mis viitab võimalusele, et melatoniin ei ole pikemaajalisel kasutusel nii ohutu, nagu me oleme seni arvanud, ja võib oluliselt tõsta südame puudulikkuse ja isegi põhjuste ülese surma riski. Ja see info on läinud väga laialt lendama ja põhjustab kindlasti segadust ja võib-olla isegi mõningast paanikat. Ja ma tahaksingi nüüd vaadata, et kas sellel segadusel ja paanikal on siis ka tegelikult põhjust. Antud teadustöö raames vaadeldi enam kui 130 000 ametliku unetuse diagnoosiga inimese terviseandmeid 5 aasta jooksul, mis on täitsa okei, ja võrreldi neid unetuid, kellele oli arsti poolt määratud ja kes tarvitasid vähemalt aasta vältel toidulisandina melatoniini, nende unetutega, kes seda teadaolevalt ei tarvitanud. Kui andmed löödi kokku, siis oli pilt selline ja nüüd ongi kohe näha, miks pealiskaudsel lähenemisel võib see hirm ja isegi paanika tekkida. Tulemused näitavad nimelt, et kui võrrelda neid inimesi, kes on unetutena melatoniini vähemalt aasta jooksul tarvitanud, nemad on selle kõik koos sinises tulbas. Nendega, kes unetutena ei ole seda teinud, nemad on jällegi rohelises tulbas. Siis on melatoniini grupil 5 aasta jooksul oluliselt kõrgem südame puudulikkuse diagnoosi ja põhjuste ülese surmarisk. Ja tõenäosus, et nad satuvad südame puudulikkuse tõttu haiglasse on koguni 3,5 korda kõrgem, mis on ausalt öeldes tohutu vahe. Aga ennem kui sa satud paanikasse ja viskad oma melatoniini kapslid minema, ütlema sulle, et vaata see video nüüd lõpuni, sest ma selgitan sulle, miks hirmudeks tegelikult ei näi olevat erilist põhjust. Esiteks, nagu ma peaaegu igas 3. videos toonitan, ei võrdu seos põhjuslikkusega. Ehk siis antud uuringus on kõrgemad riskid melatoniini tarvitamisega seotud, aga ei ole tõestatud, et need oleks selle poolt põhjustatud. Teiseks, antud uuring ei ole eelretsenseeritud ja üheski teaduskirjas avaldatud, vaid tegemist on uuringu tulemuste esialgse kokkuvõttega, mida tutvustati Ameerika Südameassotsiatsiooni kokkusaamisel. Ja kõigile, kes on südametervise uuringute arengutega kursis, meenub vähemalt üks ja tõenäoliselt mitu sarnast varasematelt seminaridelt pärinevat väidet, mis läksid hoogsalt ajakirjanduses lendama, aga mille hilisem tõsiselt võetavus, kuidas nüüd viisakalt öelda, seati küsimärgi alla. Ja siinkohal on väga tähtis välja tuua, et ka uuringu autorid ise ei väida, et nad oleksid mingisuguse põhjusliku seose tuvastanud, vaid ütlevad, et leid tekitab küsimusi, mida see tekitab, ja tarvis on läbi viia heal tasemel juhuvalimil põhinevaid kliinilisi uuringuid. Absoluutselt nõus. Väga suur probleem on tegelikult ka see, et uuritud inimeste andmed on rahvusvahelised, ehk siis pärinesid erinevatest riikidest, milles osades näiteks Suurbritannias on melatoniin retseptiravim ja teistes näiteks Ameerika Ühendriikides ja ka Eestis saad sa seda toidulisandina osta suvalisest toidupoest. Kuna melatoniini gruppi arvati ainult inimesed, kellele melatoniin oli välja kirjutatud arsti poolt, on meil tegelikult vägagi põhjust eeldada, et näiliselt melatoniini mitte tarvitanud inimeste grupis seda ikkagi laialdaselt kasutati, sest toidulisand on ju väga populaarne ja nagu ma ütlesin, paljudes riikides võib seda toidupoest osta. Meil ei ole ka andmeid annuste kohta ja lisaks on teada, et melatoniini kirjutatakse sageli välja just raskemate unehäiretega patsientidele,
kellel on juba iseenesest kõrgemad südametervise riskid, mis tulenevad siis unetuse, mitte aga melatoniini tarvitamise mõjust. Ja muuhulgas on selgelt jälgitav seos, mille puhul tõstab suurem unetus enam ka südamepuudulikkuse riski. Ja veel, kui keegi võtab vähemalt aasta jooksul melatoniini preparaati, siis on tal tõenäoliselt unega ikka väga suuri ja jätkuvaid probleeme ja see tõstab veelgi tõenäosust, et tervisehädad on tingitud just nimelt kehvast unest. No ja pealegi on põhjust eeldada, et sellised inimesed võtavad veel igasuguseid ravimeid ja võivad ennast ka näiteks aeg-ajalt, ma ei teagi, kuidas seda viisakalt öelda, aga ütleme nii nagu on, lihtsalt magama juua. Ja lõpuks, kui antud uuringu autorid toonitasid ka ise, et meil on selles asjas selguse saamiseks tarvis heal tasemel juhuvalimil põhinevaid uuringuid, siis on meil näiteks juba olemas käesoleva aasta algusest pärinev metaanalüüs, milles pandi kokku 4 varasemat juhuvalimil põhinevat kliinilist uuringut, milles oli analüüsitud, kuidas mõjutab melatoniini tarvitamine patsiente, kellel on juba diagnoositud südamepuudulikkus. Ja leiti, et melatoniin parandas südamepuudulikkusega patsientide elukvaliteeti ja teatud veresoonte tervisega seotud näitajaid ja parandas pisut südamevõimekust verd välja pumbata. No see viimane paranemine oli väga väike ja seda ei saa statistilistel põhjustel leivuna esile tuua, aga me saame märkida, et selles suunas oli näha positiivset trendi. Ehk siis selle mõju oli läbivalt positiivne ja metaanalüüsi läbiviijad leiavad ka, et melatoniin võiks sellistele patsientidele päris kenasti sobida. Ja siia kõrvale saame panna aastast 2022 pärinevat detailse teadusliku ülevaate, milles on selgesõnaliselt välja toodud, et melatoniinil on arvukates loom- ja inimuuringutes leitud olevat südant kaitsev toime. Kui üldse, siis näib tõesti melatoniinil olevat südamele positiivne toime ja täna tutvustatud vastupidise seose esile toonud uuring ei muuda seda arvamust minu jaoks küll mitte üks teps. Aga nagu me teame, oleneb see, kas mingi ühend on inimesele kasulik või kahjulik suuresti doosist. Ja melatoniini puhul tasub silmas pidada, et kui inimese aju toodab igapäevaselt umbes 0,01 kuni 0,08 milligrammi melatoniini, siis mõningates toidulisandites võib seda olla isegi 20 milligrammi. Ja isegi kui me arvestame, et meie keha omastab keskmiselt ainult umbes mingi 15% toidulisandis sisalduvat melatoniini, siis me saame sellise kapsliga ikkagi peaaegu 40 korda suurema melatoniini koguse, kui see on meile loomulik. Ja ütleme nii, et diplomaatiliselt, et pole raske pidada võimalikuks, et see võib pikemaajaliselt meie tervist mõjutada ootamatul moel. Täna tutvustatud uuringu järeldust südamepuudulikkuse ja melatoniini tarvitamise seotusest ma ei võtaks väga tõsiselt, aga ma ei arva ka, et melatoniini peaks toidulisandina ilmtingimata tarvitama. Ja ma ise ka ei tarvita seda näiteks seepärast, et magama jäämise soodustamine ei tähenda alati ja ilmtingimata, et sa magad pikemalt ja su uni on kvaliteetsem. Ja ka seepärast, et igapäevane hormoonpreparaadi tarvitamine ilma kas just karjuva, aga olulise vajaduseta ei ole minu arvates hea mõte. Aga kui ma vaatan teadusuuringuid ja kuulan oma ala eksperte, siis tundub mulle, et pikemaajalisel tarvitamisel oleks mõistlik doos kuni 1 milligrammi päevas, sest see on piisava toimega ja mul on ka sellise doosi juures teadusuuringuid vaadates, ka pikemaajalisi teadusuuringuid vaadates raske näha, kuidas see võiks tervisele negatiivselt mõjuda. Ja muide, kas sa tead, mis veel väga hästi unetuse vastu aitab? Loomulikult on see lihastreening jõusaalis, mis toob parema tervise kõrval nüüd ja praegu ja tulevikus ka palju magusama une. Ja lisaks teame me kohe päris kindlasti, et regulaarne lihastreening mõjub südametervisele positiivselt. Nii et jõusaalis näeme!